Kell on 9:59 ja täpselt 1 minuti pärast stardib siit samast Tallinna Balti jaamast esimene Škoda uus elektrirong ja teeb seda Klooga ranna poole. Meie oleme siin peal ja ootame juba põnevusega, mis siis täpselt saama hakkab ja kui sujuv see sõit olema saab. Nagu te näete, läkski käima. Lugupeetud reisijad, tere tulemast esimesse liinireisi uue Škoda elektrirongiga. Teid täna teenindavad vedurijuht Rait Jõgi ja instruktor vedurijuht Oliver Kuks. Soovime teile meeldivat reisi. Kõik 16 uut rongi saavad olema 3-vagunilised ning senistest porganditest pikemad. Istekohti on seal tänu sellele rohkem ning nüüd on salongis eraldi alad nii ratastooli kui ka lapsevankrite jaoks. Restorani vagunid uude rongi ei tulnud, aga selle eest on olemas kohviautomaat, kus valik on üsna rikkalik ja uues rongis on ka külmkapp, kus saab ka snäkke osta. Kuidas hindavad uusi muudatusi aga töötajad ise? Mulle väga meeldib, et need rattakohad on nüüd maas, et inimesed ei pea sinna neid raskeid ja poriseid rattaid üles tõstma. Aga see samas tähendab seda ka, et liikumiseks on natukene kitsam, vähem ruumi. Seda nüüd küll. Ja seda nüüd küll. Ja kui meil vanas rongis oli 3 trepiastet, siin on 4 trepiastet. Instruktor vedurijuht Oliver Kuks sõnas juba mõnekümneminutilise sõidu järel, et tegu on üksjagu mugavamate rongidega, kui meid praegu teenindavad Stradlerid, mis samuti on ju maailmaklassi rongid. Milles see mugavuse edasiminek siis seisneb, mis on nagu need nüansid, mida te kohe esile tooksid? Kui eelmised rongid olid mõeldud pigem linnalähirongiks, siis need on mõeldud pikama rongiks, ehk kui ma võtan ikkagi suurele pikale sõidule omale söögi kaasa, mul on külmik, kuhu ma saan selle panna ja mul on mikronahi, kus ma saan seda lõppjaamas soojendada. Oleme jõudnud äriklassi ja näitame siis ka üle need uued mugavused, mis on vahepeal tulnud. Minu kõrval on üks lambike, sellega on hea lugeda näiteks raamatut. Minu ees on lahti käiv lauaklapp, kuhu võid peale panna või mugavalt asetada näiteks sülearvuti või taaskord raamatu või söögipoolise. Ja siis on siin sellised toolid, kus saab ennast mõnusalt ette libistada ja teha midagi eriti mõnusat, nagu näiteks asuda krõmpsutama porgandit ja vaadata aknast välja. Luksuslike äriklassidega saavad kõik huvilised tutvust teha juba õige pea. Detsembri keskpaigast käivitatakse ühendus lääne suunal, jaanuari algul asuvad uued Škodad vurama täiesti uuel liinil Tallinn-Tapa. Ja selle asja mõte on pakkuda leevendust tegelikult Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva rongidesse, kus me näeme, et Tapa ja Tallinna vahel on täituvus kõige kõrgem. Ehk et me loodame, et me saame Tallinn-Tapa uue liiniga siis tuua inimesed rohkem siia uude liini ja sellega tekitada Tartu ja Narva rongidesse rohkem ruumi juurde. Iga uus asi on harjumatu ja vana asjaga tahaks parema meelega sõita, sest et see on tuttav ja teada asi, millega sa oled töötanud. Et esialgu eks ta ole veidikene harjumatu, aga sellele küsimusele oleks kõige parem vastata võib-olla aasta-paari pärast. Olgu ka öeldud, et kuigi pileteid saab edaspidi osta endiselt ka rongist, premeerib Elron neid, kes teevad seda eelnevalt veebist. Esiteks on ta 5% soodsam ja näiteks tulevikus nendes rongides hakkavadki olema piletid istekohtade järgi. Ja lõpuks võivad rõõmustada ka kõik tartlased ja tallinlased, kellel üksteise juurde ikka tihti asja külla on, sest Elroni eesmärk on muuta 2 linna vaheline ühendus üksteisest vaid 1,5 tunni pikkuseks ettevõtmiseks. Liiga kaua sinna enam aega ei lähe, et see on ikkagi lähiaastate küsimus ja Eesti Raudtee teeb väga head tööd, et see projekt on juba väga kaugele jõudnud, et päris palju oleme pidanud kannatama, natukene on veel minna, aga kui ma mõtlen lähimalt paari aastat, siis see kvaliteedihüppe rongiliikluses saab olema ikkagi väga, väga tugev.